Küsimus, kas sa käid reisil nii, et sul on kalkulaator kotis või? Pool meie tutvusringkonda on juba ostnud korterid, see vend ehitas selle maja või? Ma vist sinna silla peale ei lähe või sinna maja sisse ei osta. Mina olen Anit. Mina olen Brenda. What I like the most about engineering is that it's an extremely practical field. If you ask a mathematician what this symbol means, he'll say, that's pi. It's the ratio of the circumference of a circle to its diameter. But if you ask an engineer what this symbol means, he'll be like, oh yeah, that's 3. Ja see on täpselt nii, nagu me ei tee enda arvutusi keerulisemaks. Need on niigi keerulised, sul ei ole vaja sinna mingit komakohti juurde. 3 piisab. Most people know an engineer or two in real life, but don't really understand what they do. To make it simple, when you see a news segment like Russian soldier begs for mercy as Ukrainian grenade drone threatens Foxhole, just know that somewhere an engineer is watching with his girlfriend and is pointing at the screen like, yo, I designed that cargo hatch, dude. See on reaalselt niimoodi, mul on sõpru, kes on disaininud mingid erinevaid asju, siis sa räägid nendega, siis on nagu, oh my god, mina ehitasin selle või mina aitasin seda disainida või kirjutasin koodi ja mitte keegi teine ei saa mitte midagi aru. Savise sõda, peaasi, et ma tegin selle. Yeah. This is fucking crazy, bro. What a lot of people get wrong is they think that people go into engineering because they like math and science. This is completely wrong. Engineers don't like math and science. See on tõsi. Ei, matefüüsika ei ole nii oluline. Selles suhtes matefüüsika on oluline, aga ta nagu ei ole ainult matemaatika ja füüsika. Kui sa ülikooli tuled, siis kardetakse seda matet ja füüsikat kõige rohkem, aga see kaob teiste asjade siis niimoodi ära, et sa ei panegi tähele, et tegelikult see oli mate ja füüsika. Küsimus, kas sa käid reisil nii, et sul on kalkulaator kotis või? Ei, aga alati mul peab olema mingi arvutamisäpp, et nagu isegi kui mul kalkulaator ei ole kaasas, siis mul on mingi see MATLAB või midagi, kus saab neid keerulisemaid arvutusi teha. Mul on alati kalkulaator kotisse kasi. Valge kalkulaator on alati kotisse kaasas. They like money. The math and science... Okei, ja raha ka meeldib, on ju? Ja, makstakse päris hästi ja nagu suht kiiresti saab nagu keskmisest parema palga peale, et... Mitu aastat töökogemust sul on valdkonnas? 4. 4. Mul on umbes sama ja me oleme olnud valdkonnas aastaid 4. Et põhimõtteliselt otse ülikoolist võetakse tööle ja põhimõtteliselt pool meie tutvusringkonda on juba ostnud korterid, et nii kui ülikooli lõpetad, siis on palk on selline, et saad elada seda elu, mis sa tahtsid. Ja tutvusringkonnast rääkides, siis tutvusringkond on siuke, et sa ei ole enda vanustega koos. Sa oled palju vanematega koos ja su tutvusringkonnas on järsku mingid tippjuhid, nii et see on nagu täielik väga tavaline. Ja, et see... Telefoni seda... kontaktide seda scrollides, siis on küll siuke tunne, et oh my god, miks mul siuksed kontaktid on. You have to do is just an unfortunate side effect. Well, everyone starts engineering by thinking, okay, which type of engineering do I want to do? It very quickly and disappointingly becomes, which type of engineering can I still do? In first year, you just take a bunch of STEM classes, but then at a certain point, everyone has a come to... Ma ütleks, et see on natuke teistmoodi Eestis. Me peame kohe juba teadma, mida me tahame tegema minna. Ja, aga samas see on nagu mingil määral on tõsi, sellepärast, et inseneeria bakalaurus on nii üldine, et seal tihtipeale ongi see, et võib-olla seal on seda osa ka, et sa saad nagu üpris ruttu aru, et mis tüüpi inseneeriat sa ei taha teha. Et sa ei pea olema see insener, kes arvutab kuskil, sa võid olla ka see, kes planeerib või teeb kõike muud või isegi, ma ei tea, mõned poliitikud on väga... tehnilise taustaga, et aitab tööle kaasa, et saab kõike teha. Ja meil on alati olnud, et insenerist humanitaari või siukestele erialadel on alati võimalik minna, aga humanitaarist inseneri ei ole kunagi tagasi võimalik tulla, sest et sul lihtsalt ei ole seal enam seda mahtu ja niimoodi õpetatud, nagu meid õpetatakse. Insenerist ärimehe sa teed iga kell, et nii ka, kuni sul on toode, mis töötab, siis seda äriplaani sinna juurde teha on väga lihtne, seda saab, ma ei tea, kas või sisse osta, aga nüüd sellest äriplaani kirjutajast inseneri sa ei tee, et ta saaks päriselt aru, kuidas see toode töötab või kuidas see valdkond toimib, et siis seda äri seal nagu edukalt teha. Ja siis teine asi, mida öeldakse, on see, et mine õppima kõige keerulisemat asja, mis sa suudad välja mõelda tollel hetkel ja siis pärast neid lihtsaid asju saab niisama juurde õppida, et alguses tuleb võtta see kõige raskem asi ja siis sa teed selle ära ja siis peale seda tunduvad kõik asjad selline, et kui ma sellega hakkama sain, siis ma võin mida iganes teha. Ja. As a come to Jesus moment where they have to decide between buckling down, working on their study habits and accepting no sex life, or if they're going to transfer to business.
ma mäletan enda esimest kevadist eksamiperioodi, kus me kursuaega õppisime mingi 2-3 nädalat järjest hommikust õhtuni nagu koolis niimoodi, et me läksime hommikul kell 8 kooli ja tulime ära öösel peale 12, siis kui kooliturvad meid välja viskasid ja siis peale 2 nädalat seal me läksime õue ja olime nüüd, kuule, et siin on nagu veider lõhn. Et me ei saa aru, mis värk on, vaata, et mingi täiesti teistsugune lõhn. Ja siis me saime aru, et selle aja jooksul, mis me olime eksamiks õppinud selles õpiruumis, kus ei ole aknaid ja me ei olnud välja näinud, oli kevad tulnud ja oli toimunud esimene muru niitmine, ehk siis oli see värske murulõhn. Ja me olime nagu, mis asi see on? Me ei tea, mis asi see on, sest me ei teadnud, et kevad on tulnud. See on nagu mingi väike periood ainult, mingi 2-3 nädalat igast sessist. Ülejäänud aeg nagu nii hull ei ole. Mina olen praegu saanud enda koolielu niimoodi balance'ida, et ma teen ainult nädala sees asjad ära ja nädalavahetuseti ma väga ei õpi. Ainult siis õpin nädalavahetuseti, kui on tõesti eksamiperiood. Courses until you fail one, traumatizing you into majoring in whatever was the last thing you passed. For example, software engineers scrape by linear algebra, but struggle once things start physically existing. Civil engineers scrape by statics, but struggle if anything moves. Mechanical engineers scrape by thermodynamics, but struggle when things they're working on become alive and the laws of physics suddenly stop working. Chemical and electrical engineers barely scrape by organic chemistry and quantum mechanics, then shake hands with each other and agree that the cream rises to the top. No one goes to grad school because they all have a C average. This is traumatizing because if you hear someone say, yes, I have a PhD, usually everyone is like, oh, very impressive. You must be very smart. But if they say it's in engineering, everyone thinks you're an idiot. This is because getting an undergraduate degree in engineering is like buds training for the Navy SEALs. No one there actually wants to go and fight a war. Everyone knows you just have to do it so you can write a book and go on podcasts. Doktorikraadi tegema ikkagi tegelikult kutsutakse päris palju Eestis ka. Mitu korda juba, nad üritavad juba sealt pakast hakata seda peale suruma, et äkki tuled doktorisse, kas mingi pole pakatki lõpetanud veel. Ja seda nagu surutakse hästi palju peale ja tegelikult valdkonnas on ikkagi üllatavalt palju doktorid. Ma mäletan, minu esimene töökoht oli selline, kus töötasin mina ja siis oli kommunikatsiooniosakond ja põhimõtteliselt kõikidel ülejäänutel oli kas 2 magistrit või doktorikraad ja siis ma olin seal nagu, vabandust, mis ma siin teen? Et seda on tegelikult päris palju, aga samas kui sa siis nagu natuke kauem valdkonnas oled, et siis doktorikraad on pigem selline, et hea, kui sa lõpuni jõuad ja nagu see, et kes sealt siis nagu vastu peab ja et hulluks ei lähe. Disainelement. Aga mis võib motiveerida on see, et meil 5% inimestel on doktorikraad, ehk siis sa saad olla 1-5%. Ma olin jumala petnud, kui ma vaatasin meie bakakraadi ja seal peal oli kirjas Bachelors in Science. Ma olin mingi, mis science? Engineering, please. Engineers are usually very put together, organized and prepared people who don't like sudden changes to their plans. Ma ei ütleks, et insenerid on väga sellised organiseeritud ja put together, et tavaliselt insener on kuskil. Meil on õppejõude, kes ei mahu enam enda kabinetti sisse, sest paberite hulk on selline, et põhimõtteliselt lähed sinna ja vabandust, kas siin on keegi. Ma arvan, et võib-olla insenerid on sellist, kellel on nagu mingi osa on hästi korralik ja siis see teine osa on see, millega nad viitsi absoluutselt tegeleda, siis nad nagu ongi siuke mingi korralagedus. Spontaneity or having unchoreographed fun in general. Meaning the only thing they truly fear is girls. This means if you're a girl... Okei, ja see on küll tõsi nagu. See on nii kurb, aga see on nii tõsi. Ma mäletan, meil oli vaja mingis aines abi küsida, siis läksime kursavendade juurde, et kuule, et kas sa saad aidata mind? Vaatasid sellise näoga, nagu ma oleks mingi Voldemort. Nagu päriselt. Nad vaatasid, istusid laua taga, vaatasid üles, nagu nägu oli nii hirmunud. Sealt ei tulnud ühtegi sõna välja minu meelest. Sealt ei tulnud nagu mitte midagi, et tihtipeale pigem oligi see, et sa said nagu, ma ei tea, Messengeris vastuseid, aga see, kui sa reaalselt inimesega rääkima läksid, siis hakkas järsku nii hirmus. Ei, siuke tunne, nagu sa rääkisid tummaga, nagu poleks elus, nagu inimene poleks elus mitte kordagi rääkinud, sest ta olid nagu kas, hallo, kuulsid mind või? No ma arvan, neil tekkisidki need higimuljed sinna otsa, et iga kord, kui me tulime nagu päriselt ka. For a girl, dating an engineer can be really difficult because especially on the first few dates, you're constantly wondering, is he just shy and awkward or actually autistic? Even worse is if you're a girl in engineering, because if you ever get frustrated, lean back from your computer and are like, oh, I just don't get how to do this. Well, you should have thought it through, Lily Phillips. This is now a group project.
see on küll tõsi, et kui sa oled nagu inseneerias ja tüdrukuna ütled, et kuule, et ma ei tea, kuidas see on, siis kõik on nagu kohe tulevad midagi ütlema. Võta minu käsi, mina tahan sind aidata. Ja, aga samas see on nagu teistpidi on ka tore, et alati nagu ollakse hästi abivalmid, et tegelikult inseneerias on ikkagi see, et kõik teavad, et on raske, ehk siis kui sul on probleem, et siis nad tulevad ja aitavad. Ja ma tegelikult arvan, et poisid tegelikult ka aitavad üksteist ka. Aga lihtsalt see on see võib-olla, et poisid ei küsi väga abi. Et nad ei taha küsida, nad ei taha näidata seda ja siis nad ongi, võib-olla meil on ammu juba mingid asjad tehtud, aga siis nad täiega stragelivad kuskil nurgas, sest nad lihtsalt ei küsi. Inseneeriasse lähevad need klassi kõige vaiksemad õpilased, kes gümnaasiumis on ja siis inseneerias sind lükatakse kõik kokku ja siis öeldakse sulle, et ma ei tea, mine ehita. Ma mäletan, meil esimesel kursusel anti meile kast kätte ja öeldi, et 12 nädala pärast peab olema sellest kasti sisust valminud robot. Te peate olema selle programmeerinud ja see on võistlus. Ja siis me olime, et ahah, ja siis vaatasime ringi, et kellega ma siis seda nüüd koos teen, siis see oli nagu esimene asi ja see oli grupiprojekt ja kõik olid harjunud, et nemad teevad nagu üksi nurgas vaikselt oma asja ja siis lükati, et nüüd minge tehke ja tehke koos, on ju. Et siis see, et õppida, kuidas seda koos teha, et see on nagu see algus ja kõige raskem osa. With that said, when it comes to the actual work you'll do, there's a big difference between working on a train and working on a drug to solve erectile dysfunction, despite them having the same effect on most engineers. So it's important to know what you're signing up for when you're choosing an engineering major, so I'll let you know about each one. Mechanical engineer means you make bombs. No, iseenesest nad teevad peale pommidega midagi, et tavaliselt nad teevad kõike seda, mis nagu töötab mootoriga kuskil, ma ei tea, liftid, eskalaatorid, ma ei tea, kas või õhukonditsioneer. Miks nad teevad päris palju enda kätega nagu? Jah, et seal on see, et kui sa tahad minna ja päriselt oma kätega midagi ehitada, see, et sa saad öelda, et sina ehitasid, mis on paljudele inseneeridele see kõige olulisem asi on ju. Engineer means you make targets. Ehitusinseneeride puhul on siis see, et sa tahad käia mööda linna ringi öelda, vaata, mina tegin selle. See on minu maja. See on minu maja ja see on minu maja. Petroleum engineer means you make money. Chemical engineer means you're a chemist. Being a chemist means you're a cashier at a pharmacy. Do not try to correct your confused family members. They will not understand. Electrical engineer means you know that V equals IR. Meil ei ole V, meil on U. On siis või? Meeles ka kogu aeg või? Ohmi seadus, Anett. Ja, absoluutselt. Kõik valemid on alati peas. ja tegelikult... Käsi südamel sa lubad, et sul on kõik valemid peas, mida sa insenerina kasutab. Ja sest jumala eest ükski insener ei kasuta mitte ühtegi abivahendit. Ainult sina, pastakas ja tühi ruum ja arvutad, kõik valemid on peas. Kalkulaatorit ka ei kasuta. Kindlasti mitte, aga tegelikult see elektriinseneeri töö pigem on see, et sa plaanid, projekteerid, ehitad, et kõik süsteemid töötaks ja kogu see suur pilt nagu tuleks kokku, et elektrijaamast see elekter reaalselt sulle sinna koju jõuaks ja kuidas ta sinna koju jõuab, et see on see, mida me siis teeme. Väga palju erinevaid osasid, kus sa saaksid töötada ja tegelikult on võimalus ka kätega teha selles osas. Et kui sa tahad olla see, kes võrku ehitab ja olla see väiksem elektrik nii-öelda. And the rest you can learn on the job. Materials engineering is just coming up with IRL crafting recipes. Nuclear engineering is trying to explain to everyone for the last 30 years that these are not chimneys. Mis sa toossa paned? Kuna ma ise töötasin tuumavaldkonnas mingi aeg, siis ma saan kinnitada, et see täpselt nii. Ei tahaks öelda, et see on nii, aga see tegelikult on ikkagi nii, et see ikkagi käid ringi ja põhiküsimus on see, et kuule, et mis tossu tuleb. Mis need korstnad seal on ja kuigi meil, ma ei tea, siin samas Tallinnas on tegelikult see sama korsten olemas ja kõik sõidavad sellest mööda, aga keegi ei pane tähele, aga kui sa siis paned selle korstne tuumajaama sõna kokku, siis järsku kõigil on paanika. You will be unsuccessful. Software engineering is trying to figure out if you qualify for food stamps. Computer engineering is being relieved that you at least didn't choose software engineering. Biomedical engineering is when you just can't take it anymore and you need at least one class with a girl in it. Mechatronics... Oh, I don't know how that got in there. That's not engineering. Anett, mis meie eriala täisnimi on? Elektroenergeetika ja mehatroonika. Aga see lõpp kadus ära kuidagi. Seda pole vaja. See pole insener. Mitte, et ma tahaks kuri olla, aga need kursakaaslased, kes läksid sinna mehatroonika poole peale, kõik kadusid ära. Ma ei tea, mis neist sai. Ma mõnda ikka näinud olen veel koolis.
mitte väga palju. Now, a lot of people are scared to go into engineering because they've heard it's a lot of work. But the good news is if you found a course really hard, you'll feel a lot better when you tell a senior that you got 52% on your final and they're like, minu arust me kogu aeg palvetame, et palun ole 51%, ma ei pea uuesti tegema seda eksamit. Ja ükskõik, mis siin tuleb 1, aga nagu kui see 5 tuleb, siis on nagu okei, fine 5, aga nagu 1, palun ole 1, vähemalt 1. Ja, et need standardid nende hinnete osas kukuvad drastiliselt, kui sa ülikooli tuled, et see on vist kõikidel erialadel, aga inseneerias on jah see, et see, mida filmidest vahepeal näeb, et oi jee, me saime mingi 51, siis sa tegelikult saad teada, et see eksam tegelikult 51 tähendas seda, et sa saad, ma ei tea, 5 või 4 või mingi parema hinde, sest terve kursus põhimõtteliselt kukkus selle eksami läbi ja õppejõud tegi hindamissüsteemi ümber. Et seda on ikka nagu ette tulnud, et sa oled nagu, et oi, see läks väga halvasti, siis sa tegelikult saad teada, et kõigil läks halvasti, ehk siis tehti kuidagi ümber või terve kursusega minna mingit eksamit uuesti kirjutama, et jaa, aga 51 on väga hea. yo, congrats. This might cause people to ask the question, wait, so the people designing rockets and planes might not have even understood what they learned in school? Selle kõige parem nali on see, et insenerid siis omavahel teevad nalja, et okei, praegu on nagu naljakas, koolis on tore, sa tead igast sõpru, kes õpivad erinevaid inseneeri asju, aga 10-15 aasta pärast, kui kõik need sõbrad on jõudnud nagu päriselt töömaailma ja sa oled nagu, jõu, see vend ehitas selle maja või? Ma vist sinna silla peale ei lähe või sinna majja sisse ei astu. Et kui sa mõtled selle peale, et kuidas kõik õppisid, siis enam ei tundu ükski... Ei ole nii tore enam. Ükski asi enam nii turvaline. Miks sa 51 said? Aga tegelikult siis on jah see, et töö juures õpib päris palju ja need hinded ei ole päris see, mis inseneerias näitab seda tegelikku taset. Ja no tegelikult sa saad ikkagi kasutada nii palju muid asju ka, kui sa töö juures asju teed, on ja. Eksamil enamasti meil on ikkagi kõik peast. Väga vähe saame muud asju kasutada. Ja pigem on ikkagi, ma ei tea, asjade ehitamine selline koostöö, et see ei ole see, et mina nüüd ütlen, et jõu, mina lähen ja ehitan, ma ei tea, tuumajaama ja nii see on, et seal on see grupp, mis seal taga on, mitte ükski asi ei ole niimoodi, et ainult üks inimene kinnitab, et ma ei tea, kas või alajaama seadmete valik ju toimub niimoodi, et käib erinevate laudade pealt läbi, kõik vaatavad üle, kõik analüüsivad neid skeeme ja kõik, et kõik oleks võimalikult hea, küsitakse väljaspoolt mingit arvamust, et kõik see, et see ei ole kunagi selline, et see üks inimene on nagu, et ja mina tegin täitsa üksinda, et inseneeria on ikkagi väga-väga suur koostöö. Isn't that a bit worrisome? And not at all. Engineering is about adaptability and problem solving in the real world, not about rote memorization of textbook material. If you're at work and the software says that your design is at risk of structural failure, just double it. That's engineering, baby. Now, the last question you need to ask yourself before going into engineering is the most important one, which is who do you think would win? The combined power of the military-industrial complex, Big Pharma, the oil industry, and Wall Street all working together, or the English professor who has to teach the engineering ethics class in first year? Because while engineers have some of the most important jobs in society, they also bear a lot of responsibility for the unintended consequences of their actions. And this is why I feel it's my duty to remind students and new graduates of the only question you need to know the answer to, which is when is it okay to violate your moral principles? Exactly. It has to be at least 6 figures. Now, as someone who dropped out of software... Selles mõttes see on tõsi, et inseneerias on siis, nagu me rääkisime, hästi erinevad taseme ametikohad ja teatud ametikohtadega tõesti tuleb see ka see, et sul on palga sees see, et sinu allkiri on kuskil dokumentide all või see, et kui kellelgi on küsimus, siis sina oled see nägu seal koosoleku ees, kes peab kõik need vastused andma, et sa saad olla see insener, kes jääbki siis sinna ruumi taha otsa ja keegi teine vastutab, aga mingil hetkel, kui sa siis karjääris jõuad mingisse punkti, siis on see, et sina oled see, kes vastutab ja siis see palganumber käib selle vastutusega kaasas. Software engineering, it means I barely scraped by first-year linear algebra and am deeply scared of things that physically exist, which is why I like using an electronic SIM card instead of buying physical ones. Nüüd vist on kõik, Nii et tulge inseneeriat õppima. Näiteks minu puhul on minu käest küsitud, kellega ma magasin, et ma enda esimese töökoha sain. Sina, mis asja? Ma saaks aru, kui ma sind praegu õmbluskooli viiks, aga sinna, mida sinul sinna minna?